Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd, kuidas referaate, jooniseid panna või siis pilte. Et mul on paar näidet siin juba olemas. Näiteks Oskar Lutsu puhul siis on, näete, joonis 2, kus on peal Oskar Luts ja selle sööjoonise autor on siis Nikolai Triik, aastast 1928 on see pärit. Ja kui ma mingisuguse joonise oma töösse panen, siis alati selles eelnevas lõigus pean ma siis kuidagi sellest joonisest rääkima või ma pean viitama sellele. Nii et siin on mul ka, näete, ühe lause lõpus on pandud siis vaata joonis 2. Nii et siin, kui ma ütlengi, et Oskar Luts oli Kirjanike Liidus, siis siin vaata joonis 2, et läheb tema pildi peale. Või siis kerime veel allapoole, mul on siis veel üks võetud Kevade raamatu kaas. See on mul siis praegu joonis 3, Kevade raamatu kaas. Siine anno tähendas siis, et aasta pole teada, millal see pilt tehtud on. Ja siin samamoodi juba päris alguses ütlen romaani Kevade ja nüüd on siis vaata joonis 3. Nii et alati, kui te panete mingi joonise, siis teksti sees peate te ütlema, et vot nüüd vaata seda joonist. Ja kõige lõpus siis kasutatud allikates peavad need joonised samamoodi olema. Et siin näete, on mul siis see Kevade raamatu kaas. Siin on siis kõigepealt see pealkiri, Kevade raamatu kaas, punkt, siis on Siine anno, punkt, ja siis nurksulgudes. Nurksulgi saate te niimoodi, et te vajutate klaviatuurile alt GR klahvi alla. Nurksulgudes on siis see meediatüüp, et mis see on. See on mul siis foto, siis on see aadress, kus see foto pärit on ja kõige lõpus siis vaatamise kuupäev. Ja vaatame selle teise ka veel üle. Teine oli mul siis söejoonistus. Siin on mul siis Nikolai Triik, Nikolai punkt. Nüüd on siis aasta, millal see tehti. Siis on teose pealkiri. Nurksulgudes on siis see tüüp. Siin on söejoonistus, punkt. Jällegi, kus see mul pärit on ja millal ma vaatasin seda. Nii, aga paneme nüüd teiega ka koos ühe joonise siia. Nii et lähen siis päris algusesse ja paneme siia esimese lõigu lõppu, siis vaatame, kas me leiame Oskar Lutsust mõne pildi, kus ta siis natukene noorem välja näeb. Vajutan siia Enteri, läheme Google'isse. Pildi otsimiseks teen siis uue saki lahti ja võin siia kohe kirjutada Oskar Luts. Ma ei pea eraldi Google'isse minema ja valime pildid. Ja vaatame, kus me siis näeme, et Oskar Luts on natuke noorem. No näiteks selle pildi peal. Klõpsan selle lahti ja nüüd ma lähen kohe sinna siis lõpuni välja, et vaatan, mis lehel see pilt on, et mitte ainult siin eelvaates ei vaata seda. Ja see on siis Palamuse muuseumi kodulehelt. Ja kui ma nüüd hakkan otsima, et kes selle pildi autor võib olla, siis seda muidugi ei ole. Nii et seda ma ei tea. Aga kopeerime siis selle. Paremhiire klõps, kopeeri pilt, copy image, otsime referaadi üles ja siis siin on mitu varianti kleepimiseks, et kas siis parema hiire klõpsuga ja kleebi või siis siin ta mul isegi soovitab, et ma kasutaksin klaviatuurilt Ctrl-V. Nii. Ja nüüd siis peame siia alla kirjutama ka nii, nagu siin järgmisel pildil oli joonis 2, see on mul siis joonis 1, siis tuleb punkt, tühik ja sellel pildil oli allkiri oli täiesti olemas, et ma kopeerin nüüd siit selle allkirja siis siit copy. Läheme uuesti siia tagasi, Ctrl-V kleebime siia ja kuna aasta arvu ka ei tea, siis lõppu tuleb Siine anno. Nii, nüüd on siis joonise all on kirjas, nüüd ma peaksin siin teksti sees ka viitama sellele joonisele, et vaata joonis 1. Nii et siin me saame siis öelda, et paneme siis siia, kuna ta nüüd päris noor ka ei olnud, siis paneme siia lõppu, näiteks siia siis paneme sulud algavad, vaata joonis 1, sulud kinni. Nii. Ja nüüd on meil vaja ainult see pilt siis ka siia kõige lõppu kasutatud allikatesse panna, nii et meil siis see autorit ei ole, meil on ainult pealkiri, vaatame, kuidas see pealkiri oli, Oskar Luts reaalkooli päevil, nii vaatame siis tähestiku järjekorras, kuhu see läheb, Oskar Luts reaal RS, nii siia, panen siis selle pealkirja siia ära, nii, siis sulgudes Siine punkt anno, sulud kinni
Nüüd tegemist on meil siis fotoga, nurksulgudesse kirjutame foto, sulud kinni ja nüüd on meil vaja siis selle pildi aadressi. Lähen pildi peale, teen pildi peal parema hiireklõpsu ja kopeerin pildi aadressi. Teeme uuesti referaadi lahti, Ctrl V on aadress ka ja paneme tänase kuupäeva, mis on siis 6.02.2020. Nii et siis sellisel viisil on ta nüüd mul siin kasutatud allikates ka ilusti olemas. Aga nüüd on siis teie kord lisada oma referaati pilte.